tere! täna siis teine osa sellisest väikesest unekursuse tutvustuse jadast. täna siis on mõttes rääkida sellest, et miks me unustame unenäod. Mm, minul on väga tihti olnud see, et ma näen hästi-hästi selgeid unesid, väga-väga selgeid ja nii kui ma silmad lahti teen, nii tuleb sinna selline uduloor vahele ja siis ma näen ainult nagu tajun ära selle, et seal oli midagi väga olulist, midagi väga tähtsat. mõned aastad tagasi, isegi ei suuda seda öelda, mitu aastat tagasi ma hakkasin siis tähele panema, et kui ma jätan meelde emotsiooni unenäost, kui ma pean meeles seda, mis emotsioon selle unega kaasa tuleb. et kuna ma tegelen väga palju iseenda emotsioonidega, siis minul ongi see, et, et mul töötab sedasi, kui ma jälgin, kui ma jätan meelde, tuletan meelde selle emotsiooni ja siis selle ühe tunde põhjal ma saan meelde tuletada siis oma unenäo. aga kõigil ei ole nagu emotsioon see põhiteema elus. Et tegelikult meie aju siis töötleb kõiki meie kogemusi ja tundeid aistingutega. ta paneb nad kõik niimoodi aistingute abil, siis ta paneb kõik meie tegevused ja meie olukorrad, kõik lahterdab öösiti selles sügavas unes ära. ja just meie aistingute põhjal teeb seda. Et kellel on parem see kuulmismälu, kellel on parem siis nägemismälu, kellel on näiteks see värvide taju väga hea, siis selle järgi. minul on jälle väga sügavalt siis arenenud see emotsioonide taju ja unenägusid saabki siis meenutada enda siis põhiaistingute põhjal. Et kui sa suudad meenutada seda, mis aisting, mis sul kõige tugevamalt seal unes meelde jäi, mis oli põhiline, siis sinna ümber saab hakata tasapisi tulema siis ülejäänud unenägu. ja, ja mis siis aitavad meenutada und, et tegelikult see on unekursusel üsna põhjalikult meil võib-olla isegi mitmes osas me käsitleme seda, mis aitab meenutada und, aga võib-olla ka mitte, ma ei mäleta enam. see on, see kursus läheb meil üsna sügavale välja. et siis praegu ma räägin teile suht pinnapealsetest teemadest, et siis mul ei olegi päris kõike sellist pinnapealset meeles. aga paar asja siiski ongi see, et aistingud aitavad meenutada ja
teine põhiasi on aeglaselt ärkamine. Et kui me tuleme sealt oma aseme pealt hästi kiiresti püsti, siis, siis tuleb see sein ette päris kiirelt ja kaob see uni nagu täiesti ära. Et rahulikult ärkamine. väga paljudel on voodi kõrval päevik, unepäevik, kuhu siis saab kirjutada midagi, et isegi kui meeles ei ole mitte midagi, tasub see tunne või siis mingisugune mõte, mingisugune kasvõi väike asi ära kirjutada sinna, sest sinna ümber on võimalik jälle midagi koguda. ja, ja anda aega endale selle une siis meenumiseks, sest tegelikult kõik, mis meil on, kõik on meie sees olemas, et see uni ei ole mitte kuskile kadunud. mina olen tähele pannud elus, et seda aitab meenutada mõni päevasündmus, mõni lugu, mõni laul või kui ise midagi räägid, siis meenub järsku, ohoo, et oligi selline uni. ja mis on veel väga huvitav, et tegelikult võib ka tellida endale niimoodi, et õhtul ütledki, et palun, et ma tahaksin, et mu uni mulle meelde jääks. mul on nii harva, et mulle ei jää meelde uned, et nüüd ma tahaks, mul oleks üks minu kõige olulisem tänaöine uni jääks meelde. või siis, kui sul on mingi konkreetne teema üleval, millele sa tahaksid vastust saada, siis tasub ka seda tellida, et palun mulle siis tuua, tuua see uni, mis on selle teemaga seotud. palun aidake aita mul seda meenutada. mina ise siis, minu aju ja minu alateadvus aitaks mind meenutada seda. ja miks need uned siis tegelikult nagu ära hajuvad? selleks on ju mitu varianti. võib-olla me ei pea teadma tegelikult, mis toimub. Need on ju meil ka tulevikuunenäod. mina küll päris mõned oma unenäod paneksin tuleviku alla. praegu jah, et praeguses füüsilises vormis ei ole sellised asjad üldse mõeldavad, mida ma unes käin tegemas. ja, ja niimoodi ma arvan, et nad on tuleviku omad. ja need uned on mind ka väga palju tegelikult aidanud. aga sellest ma räägin natuke edaspidi. Lähen iga korraga järjest sügavamale. praegu las jääb nii pinnapealsemaks natuke. saate kohaneda. et vahest jah, alateadvus ei taha, et me seda mäletaks täielikult. ja vahest on nii, et meil on päevamuresid ja päevategemisi nii palju, et nii kui me natukesegi ärkame, siis need sõidavad kohe tšuhti sisse. ja see, mis on siis unes olnud, kõik meie sisu jääb tegelikult päris palju tahaplaanile, surutakse alla selle kiiruse, selle päeva kiiruse ja tempo ja siis nende murede alla surutakse kõik. ja hirmud siis meie siis alateadvusest tulevad hirmud ka piiravad siis meie mäletamist. Need piiravad ikka üsna-üsna palju. Need piiravad ka seda, et me üldse saaksime siis ühenduse endaga ja endalt küsida, vastuseid saada. Need pärsivad meie eneseusaldust.
selleks, et enda vastuseid kuulda, on vaja eneseusaldust. jah, aga unegrupis on siis nii, et grupp tuleb väike. ise ma praegu mõtlen, et 12 inimest tuleb, sest meil on jagamine, pool igast osast või üle poole on jagamine, et tekiks selline mõnus usalduslik keskkond. meie energeetika hakkab töötama meie kõigiga ja me kõik õpime. mina ka õpin. see unekursus on minu kool ka. see, et ma seda vean, see ei tähenda seda, et ma olen nüüd lõpuni jõudnud, et mina kõike tean ja oskan. ma ei, nii kaua, kuni ma seda unekursust teen, nii kaua ka mina õpin. sest teie jagamised, kui te siia gruppi tulete, teie jagamised on megavõimsad ja 8 konkreetsest unekursuse osast on üks osa ainult siis see, mis, mille teeb tegelikult grupp ise ja mina ainult teen teile ruumi ja teie räägite, mina olen täiesti kuulaja rollis. see testgrupiga praegu nii hästi toimetas ja hoopis mina andsin testgrupile tagasiside. Nemad annavad ka muidugi, et kuidas see neile mõjus ja nii, aga mina sain ka ikka päris palju sealt tagasi. et meie energeetika siis töötab ja edaspidi jah, läheme sügavamale selle pisikese minikursuse osadega ka. aga, ja ma jagan siis meie testgrupi osalejate tagasisidesid. praegu ma tunnen, et need on ikka päris sügavad. praegu ei ole veel õige aeg rääkida. jah, 12 kohta ja 10 kohta on veel saadaval. ja mis siis veel, et praegu on hinnaks 74 eurot 8 korra eest. ja ma tõstan seda hinda, et praegu on mul juuni lõpuni 74 eurot. ja siis siis tuleb hind 155 eurot, et testgrupi käest ma veel ei ole seda küsimust küsinud. Nemad on selle nüüd läbinud, tähendab kohe-kohe läbivad. et mis väärtus sellel siis on, kui te olete selle läbinud. materiaalne väärtus, aga ma arvan, et see on kõrgem, isegi kõrgem kui 155 eurot. ja kahjuks me peame kõike siin rahasse ümber hindama, ka need hingelised teekonnad. või õnneks. aga tänaseks kõike head teile. järgmine nädal kohtume.